No mis teed? Kuule, siin ma vaatan, kui ma järgmisena sõidin. Kes helistab? Hallo? Kes see? Okei. Mitä? Okei. Ja küll. Ja, nägemist kõik head. Kes see oli? Kuule, see oli Kati Murutar. Kati Murutar? Päriselt, noh. Mis ta rääkis? Kuule, ta palus sulle edasi öelda, et tegelikult ta mõtles ikkagi seda, et sa oled vihane plönn. Mis mõttes? No ma ei tea, ta ütles, et ütle Innole edasi, et tegelikult ta on vihane plönn. Aga see, mis ta eelmisena ütles? Et temast saad ikkagi valesti aru. Rohkem midagi ei öelnudki või? No tervitas veel. Keda siis, sind või? Ei sind. Et tervitas, et siis head reisi soovis veel lõpuks ja. Okei. Naljakas. On jah. Ei tea jah, mis tal on. Ta on vist natuke segi. Vist jah. Kummaline. Sa aru jah, naljakas. Okei. Äkki peaks talle tagasi helistama, et küsima? Et mida ta... Et mis ta helistas? Kuule, ei, ma ei tea, ta oli vist natukene võtnud. Ta ei olnud vist päris kaine, kuule. Mis ma ikka... Vaat, mis Eestis kell on, oota ma vaatan. Ma ei tea. Meil on praegu... Ei, Eestis on praegu öö vist. Kuule, meil on 18.06, eks ju, noh, Eestis on... Seal on mingi 7 tundi edasi. Ma arvan, et ta näest segivan mind. Võib-olla küll, jah. Ma pole homme helistame. No okei, vaatame homme. Okei. Nagu näha, oleme jõudnud New Mexicosse ja kasiino on muide, kasiino on tuvatud. Vaateväljas on Sky City Casino Hotel. Ja taaskord on võimalus paluda kommentaari sõber Innalt. Jah, tervist. No tšau. Kuidas sulle siis Vegas meeldis, legendaarne Vegas? Kuule, Vegas on täitsa äge. Vilkuvaid tulukesi hästi palju ja... Palju sinna raha jätsid siis? Kuule, eriti ei jätnud midagi. Polegi teist suurt. Seda räägi oma vanaemale. Ära valeta blogilugejale. No päriselt, noh. No selge. Aga... Meil on nii lühikest aega. Meil on tegelikult jõudsalt lühikest aega seal, jah. Jah, sellest suhtes küll. Aga ma saan aru, et sul oli mingi sekeldus seal kottidega. Oli jah, ma andsin kogemata valesse hotelli ära kotid. Ja siis... Seal on ühes majas mitu hotelli ja siis... Okei. Aga pärast lahenes ilusti, said ikkagi asjad kästi. Midagi ei olnud ära varastatud. Ei olnud. No vähemalt aus linn. Selles suhtes ausad inimesed. Jah. Kus sa siis nüüd praegu sõidad? Praegu sõidame Santa Fe'sse. Santa Fe'sse, jah? Jah. Mis värk seal Santa Fe's siis on? Seal siis olema ilgelt lahe. Lähme tšekkama, kas on. Okei. Aga mis sa ikkagi sellest Kati Murutari asjast arvad? Kuule, ma ei oska midagi praegu arvata. Läheb natuke aega mööda. Voolab natuke vett merre. Arvad, jah? Selginevad need olukorrad. Aga sul oli iseenesest kõva sõna, et ta meile siia helistas. On küll jah, see ongi huvitav, et ta on hakanud nagu ise aktiivseks. Ta on muutunud hästi aktiivseks, et Ingrid on talle andnud mingisuguseid korraldusi, ei tea, jah. Sa muidu varem oled taga kokku puutunud või üldse, kui palju sa üldse oled taga kokku puutunud? Tegelikult ma pole üldse temaga kokku puutunud. Aga siuke mulje jääb, nagu ta tunneksid jumala hästi ju. Jah, ma olin täiesti üllatunud see juures. Et minu teada ma ei ole temaga kordagi kohtunud.
tõsiselt ka, seksinud ei ole, ma tunnistan üles praegu. Aga blogilugeja tahab teada. No ei ole, noh. Ei ole seksinud, okei. No ainult nii palju, kui me Ingridiga kodus arutasime, et seda Murutari asja. Aga mis Ingrid arvas? Ingrid arvas, et ta on üks selline, kergelt siuke lõdva. Ingrid mulle rääkis neid lugusid, mis ajakirjanduse osakonnas, ütleme, levivad. Ma räägin, mis Ingrid rääkis? Ta on kergelt selline, ütleme, lõdva püksikummiga naine oli. See pärineb nüüd Ingrid Tähismaa suust? See pärineb jah tema suust. Siis selle inimese suust, keda Kati Murutar kaitseb? No ma ei tea, kas ta Ingridit kaitseb või mis agenda temal on, mis asi ajada. No selge. Aga ütleme, et Ingrid küll oli väga irooniline kodus vähemalt Murutari koha pealt. Aga samas ta pani teda ju Kroonika esikaanele, huvitav miks? No jaa, pärast kodus itsitas, et vatkus loll, et oli nõus poseerima. Ükskord oli, ta oli nagu muri nägi välja, selline üleni porine. Jah. Siis Kati oli ise need pildid, kus üles Kroonikasse toonud, et Tõnu Noorits oli tast kunagi teinud mingid porised pildid, kus ta oli paljalt. Ma ei mäleta, kas ta oli siis, kas ta ootas siis last või ei oodanud parasjagu last. Ootas küll, rase oli. Ootas vist rase oli ka, jah. Nii. Et väga lahedad pildid ja ise tõi nad Kroonikasse ja siis Ingrid pani nad sisse. Aga ta tõi nad alati ennem seda, kui tal mingi raamat ilmus. Nii et ta on selles mõttes kaval ka. Aga mis Ingridi hinnang oli nendele mudastele piltidele? No Ingrid muidugi, ma ei tea, lahkus juukseid. Aga eks ta muidugi, Katile ütles, et väga lahe ja nii edasi ja pärast muidugi teistele seal seltskonnas irvitas. Kati üle, jah. Kati on siuke, paistab olevat selline naiivik või selline naiivne. jah. Mis seal ikka? Temast on natuke kahju tegelikult. Jah, selles suhtes, et võib-olla tema elu ei ole läinud nii, nagu ta päris on tahtnud, eks ju? Jah, tema mõtleb, et tema nagu kontrollib kõike, aga tegelikult kasutatakse teda ära lihtsalt. Jah. Ega raamatutega vist ka pole eriti hästi läinud tal. No jah, ta sealt söötis selle Ingridi otsa sisse, aga ma kujutan ette, et nüüd vist eriti enam Kroonikas, ta vist ilmus üks raamat jälle. Aga Kroonikas temast vist mingit lugu ei olnud. Eks tal on vaja jälle mingisugust skandaali tekitada, mingit kõmu enda ümber nagu selle raamatuga. Jah, võib-olla tõesti, jah. Selles suhtes võib inimest muidugi mõista, jah. Ja selles suhtes on sümpaatne, et ta nagu helistas ja ütles, et mida ta konkreetselt mõtles, eks ju. Jah, seda muidugi. See on vähemalt selge. Ma arvan, et ta sai ise ka aru, et see limane tropp on natukene mingi kohtlane hinnang. Natukene jah, selline naiivne tundub ka. Kohtlase mulje inimesest, jah. Umbes, et midagi paremat ei oskagi välja mõelda, eks. Nagu mingi lasteaia laps. Selline rullnoka släng või tõesti lasteaia lapse släng. Jah. Aga ei tea, mis ala sellest kõigest võib mõelda? Ja ma arvan, et ta ei mõtle mitte midagi. Neil vist on suhe üldse läbi juba, ma sain aru. Nad vist on kas lahutanud või lahutavad. Ma arvan, et Alo elab oma elu ja seda ei huvitagi, mis see Kati teeb. Jah, põhimõtteliselt nagu sina ja Ingrid tegelikult. No umbes nii, jah. Ma kujutan ette, et Alo ei tahagi teada, mis Kati teeb, Kati enda jutu põhjal võib arvata, et ta on Alot täiesti ära kottinud.